Korrapärane kolmnurkne püstprisma, mille põhiserv on 12 cm ja ruumala 540 ruutjuur 3 kuupsentimeetrit, on lõigatud 8 osaks tasandiga, mis läbib prisma üht külgserva ja jaotab põhiserva suhtes 3:5. Arvutage lõikamise tulemusel tekkinud suurema ruumalaga kolmnurkse püstprisma külgpindala täpne väärtus. Ehk siis meil on olnud mingi prisma, mis on korrapärane ja see on jaotatud siis 2 ja meilt küsitakse selle suurema külgpindala täpset väärtust. Ehk siis meil on selle prisma väga sirged jooned, nagu näha jälle. Seda prismat nad tahavad. Selle prisma külgpindala täpset väärtust. Ehk siis ma ütlen, et see on S keskmine. Sellepärast, et meil on või ütleme S külg keskmine. Sellepärast, et meil on 3 prismat siin, üks on see kõige suurem, siis meil on see punane, mis ongi see keskmine ja siis meil on see pisike ka. Nii, mis meil selleks vaja on? Meil on vaja kõrgust, mis on siin, ja siis meil on vaja kõrgust korrutada põhiservaga ja siis need kõik kokku liita. Ehk siis siin ma näen, et meil on 3 erineva suurusega põhiserva, et siin on 1, mis on näiteks C, siis siin on 1, mis on B, ja siis meil on veel see tumepunane ise, mis on meile ka antud ja siin nad ütlevad, et see põhiserv on 12 centimeetrit. Ehk siis mis meil on vaja, on H ja siis meil on vaja see korrutada A pluss B pluss C. Nii et meil on vaja neid külgi saada ja meil on ka H-d vaja saada. Ehk siis A meil on olemas, aga B ja C meil on veel otsime. Nii, aga mis me saame teha? Näiteks, et kui me vaatame seda, meil on antud ruumala. Ruumala on öeldud, et see on 540 ruutjuur 3 kuupsentimeetrit. Ja me teame, et prisma ruumala, see on nüüd selle kõige suurema prisma ruumala, saab niimoodi, et me võtame põhjapindala ja korrutame seda kõrgusega. Nii, kui me teame põhjapindala, siis me saame siit avaldada kõrguse. Kuidas me saaksime põhjapindala? Nad ütlevad, et see on korrapärane kolmnurkne püstprisma, ehk siis selle põhi peaks ka olema, ma nüüd proovin joonistada enam-vähem korrapärase. Mis on korrapärase püstprisma või korrapärase ükskõik millise hulknurga juures tõsi on see, et kõik sisenurgad on võrdsed ja kõik küljed on võrdsed, nii kõik küljed on A. A me teame, et on 12 centimeetrit. Ja siin on ka kõrgus, mis on H. Ja me teame, et see jagab see jagab siis aluse 8, sellepärast, et see on korrapärane. Ehk siis siin on poolad. Ehk me saame kasutada Pythagorase teoreemi, et leida siit see väike H, et siit avaldada põhjapindala. Sest põhjapindala on siin juhul A korda H jagatud 2-ga. A-d me teame, et meil on vaja H-d. Niisiis, kuidas leida H-d? H-d leiame Pythagorase teoreemiga. A on hüpotenuus, nii et A ruudus miinus siis vastavalt poolad ruudus. Ja see tuleb 12 ruudus on 144 miinus 30, mis siis on 12 jagatud 2 on 6, ruudus on 36. See on 108. Ja see on 6 ruutjuur 3 sentimeetrit. Ehk siis H on käes, nüüd me saame siit edasi minna. Ehk siis me teame, et nüüd
540 ruut juurde 3 on sama, mis AH jagada 2 korda siis see suur kõrgus. Nii et see on 540 ruut juurde 3 korda 12 korda 6 ruut juurde 3 jagada 2 korda H. Nüüd meil on põhimõtteliselt vaja saada ühele poole ainult H, et me saaksime teada, mis see on. Ehk siis siit me saame näiteks taandada 6 ja me saame 540 ruut juurde 3 36 kolmandikku H-d. Nüüd me saame jagada 540 ruut juurde 3 36 ruut juurde 3-ga. Ja see võrdub, nii kui me niimoodi jagame, siis see taandub ära ja vastus on 15. Ehk siis me teame nüüd, et see kõrgus on 15. Nüüd meil on vaja lihtsalt leida see C ja B. See on sentimeetrit. Hästi, hakkame siis leidma seda C ja B-d. Ma joonistan selle kolmnurga uuesti, selle võrdkülgse kolmnurga. Võrdkülgse ja, või korrapärase. Nii, ja siis me teame, et see on jaotatud kuidagi niimoodi. Ja me teame, et see külg siin on jaotatud niimoodi, et suhtes 3 5-le. Siin on 3x, siin on 5x. Ja me teame, et muidu see külg kokku oli 12. Sest see on meile öeldud, et põhiserv on 12. Kuna see on korrapärane, siis kõik põhiservad on 12. Ehk siis me saame siit võtta, et 3x pluss 5x on 12. Ehk siis 8x on 12. Ehk siis x on 12 jagada 8-ga on 1,5. On 1,5 sentimeetrit. Nii et me ütlesime, et see külg on B. Ehk siis nii, see külg on B. Ja B võrdub 5x. Ehk siis 5 korda x-i väärtus oli 1,5. Nii et see on 7,5 sentimeetrit. 7,5. Nii, ja nüüd meil on ainult vaja seda viimast külge. Ehk siis ma joonistan uuesti selle kolmnurgakese, mis meil oli. Hästi, ja mis me teame? See on see jaotatud ära niimoodi. Nüüd me tahame seda külge saada, sest see on viimane, mida meil ei ole. Ja see oli see C. Samas me teame, et see külg on 12 ja see külg on 7,5. Ja mis me veel teame, kuna see on korrapärane kolmnurkne püstprisma, siis see on kolmnurk, see on korrapärane kolmnurk ja kõik sisenurgad peavad olema võrdsed. Ja kuna kolmnurga sisenurkade summa on 180, siis jagada 3-ga see on 60, nii me teame, et see nurk siin on 60 kraadi näiteks. Nüüd meil on olemas see nurk ja meil on olemas üks külg ja teine külg. Ja mis me saame teha, et nüüd leida C-d on kasutada näiteks koosinusteoreemi. Koosinusteoreem ütleb, et kui meil on mingi külg ja meil on olemas kaks siis teist külge ja nende vaheline nurk, siis see külg võrdub üks külg, ühe küljeruut pluss teise küljeruut miinus 2 korda ühe külje ja teise külje ja koossinus nende vahelise nurga korrutisega. Nii et me saame selle arvutada kasutades meie andmeid. 12 ruut pluss 7,5 ruut miinus 2 korda 12 korda 7,5 korda koossinus 60. Ja see tuleb 10,6
5 sentimeetrit. Ehk siis nüüd meil on olemas kõik küljed ja meil on ka kõrgus olemas, nii et me lõpuks saame hakata arvutama seda külgpindala. Ehk siis S külg keskmine on kõrgus korda A pluss B pluss C. Kõrgus, mis me saime teada, on 15. Ehk siis 15. A oli 12, see oli juba enne teada. B me arvutasime välja oli 7,5 ja C me arvutasime välja oli 10,5. Ehk siis nüüd meil on 15 korda 30 on 450. Sentimeetrit ruudus. Ja see on ka õige vastus. Nii et see on see, kuidas seda ülesannet lahendada.